Käisin pesus üks päev. Ma olen kuhke endale. Ma käisin peale trenni, ma läksin duširuumi, seal oli üks teine mees veel, sest see oli meeste duširuum. Vahepeal võib kohata neid. Ja nagu ma pesin ennast ja korraga meie silmad kohtusid, mis on juba halb märk. Kuigi mina olin ka selles veits süüdi, sest ma pidin talle otsa vaatama selle jaoks. Nagu see on kõige parem viis veenduda, kas keegi vaatab sulle otsa. Ja siis ta avas oma suu, mis ei meeldinud mulle. Meeste duširuum peaks vaikne tsoon olema. Ja ta lihtsalt vaatas mulle otsa ja ütles, jõu mees, tee mu selg. Ma tardusin, ma olin nagu paljas kivikuju keset duširuumi, nagu kõik jooksis kokku. Ma tean, mida need sõnad tähendavad, aga ma ei tahtnud neid kuulda. Ja ma ei ole kindel, kas ma olen kunagi neid kuulnud. Võib-olla mul mingid allasurutud mälestused, kui ma olin väike poiss, vanaisaga kuskil ühissaunas ja siis ta ütles, pese mu selga. Aga vaat väikse lapsena sa oled ori põhimõtteliselt, sa pead tegema, sul ei ole õiguseid, sa pesed selja, sa lähed nagu väike pärdik, sa ronid talle selga, sa pesed, sa nüstad ta puhtaks. Aga ma lootsin, et täiskasvanuna mul on õigused. Aga kuna ma ei tardunud, siis mul ei tulnud nagu suust ühtegi sõna välja, nii et ma seisin vaikides ja ta võttis seda jaatusena. Ja tema käsi hakkas aegluubis tema seebise nuustikuga minu poole tõusma. Ja kuna ma ei osanud ikka rääkida, siis mu keha tegi lihtsalt loogilise sammu ja minu käsi hakkas tõusma. Kuniks tema seebine nuustik oli meie mõlema käes üürikeseks hetkeks. Ja mul oli ikka tehniliselt võimalus ei öelda, aga nüüd tundus see nagu drop tegu lihtsalt. Mis ma võtan ta nuustiku, viskan maha, ma ei taha. Aga ma olen viisakas inimene. Kuigi üli alfa asi, mida teha oleks olnud, tema nuustik võtta ennast pesema hakata. Kuredi, võib-olla ma teen enda selja. Aga ta oli minust suurem ja meeste duširuum on viimane koht, kus ma konflikti tahan. Nii et ma võtsin ta nuustiku, dialoog oli seni olnud tema ütlemas, jõu mees, tee mu selg, mina vaikimas. Ta pööras oma selja, minu käes oli ta nuustik ja ma mõtlesin, ju see on mu tänane päev siis. Ja ma hakkasin aegluubist selga pesema ja ma avastasin enda jaoks, et teise mehe selga pestes aeg jääb seisma. Ja kui on üks koht, kus ma tahaks jõusaalis kella, siis see on duširuumis. Sest ma ei teadnud, kas see oli kestnud tund, sekundeid, ma ei teadnud. Mis on raske, sest ma ei teadnud, kuna ma lõpetada võin. Sest kui ma midagi teen juba, ma teen korralikult. Ma ei hakka poole persega veits tegema. Ma ei tea, äkki ta saab selle peale ka vihaseks. Vaat, wow mees, juba lõpetasid. Mul on pool selga must veel. Tee nagu sa hoolid. Ja lihtsalt ma ei tea, mis etikett on teise mehe selga pestes. Keegi ei ole kunagi õpetanud mulle. Sest kui sa oled naisterahvaga duši all, ta ütleb, tee mu selg. Me kõik teame, mis teha tuleb. Sa veits nagu romantiliselt möllad, viskad nuustiku minema, pöörata ümber, mängid tissidega, seebiga mingi pool tundi või nii. Mingi hetk ta karjub, ära pane seepi sinna, sa oled nagu, ma ei teadnud. Silmades, ei, kindlalt mitte silmades. Aga teise mehega nagu mu põhiliseks kahetsuseks ei see, et võib-olla ma tegin seda nagu liiga romantiliselt. Sest ma nagu tagantjärgi mõtlesin, et kurat, nagu 2 meest ikka, sa pead pese teda. Lihtsalt nagu nüstada puhtaks, nagu liivapaberiga. Ma ei tea, võib-olla võtta kõhust kinni ja lihtsalt, pane, ma ei tea, perse peale ka pärast laks ja nagu lihtsalt, nagu mehed, nagu, mida sa põed, lihtsalt nüstada puhtaks. Ja kõige hullem oli see, et ta ei öelnud ka, kuna ma lõpetada võin ja siis mul oli terve aeg see, et ma ei tea, kas võib ja kui nagu lootus hakkas terendama, mõtlesin, nüüd see saab äkki läbi, siis ta pani hoopis mõlemad oma käed seina peale. Ja ma olin lihtsalt täiesti perses, nagu see ei unune mul mitte kunagi vist. Kuni lõpuks, mis oli võib-olla tund hiljem, ma olin nagu, see on okei või? Ja ta oli lihtsalt, see on rohkem kui okei. Ja ma ei tea, ma ei oska duširuumis käituda. Näiteks teine päev, sama duširuum, mingi teine tüüp. Ma olin ise lõpetamas ja ma nägin, et see teine tüüp nägi nagu veits kurb välja.
nagu sa vahepeal meeste duširuumis märkad, sa vaatad keegi vee all ja sa oled, ta on veits kurb. Ja siis ma olin valmis juba ära minema, kui ma olin ukse peal ja ta ütles mulle, nagu oli näha, et tal oli ülisitt tunne ka selle peale, ta oli nagu, sorry, mul jäi endal seep maha. Ja see oli, mis jäi naljakas, nagu see oleks mingi tohutult emaskuleeriv asi. Tule, ma pean jälle seepi küsima kelle käest. Ma olen ikka väike lits küll. Ma ei taha seepi küsida. Ja mul oli nagu, ei, pole hullu, mul ikka jagub, on ju. Ja ta nagu pani oma käe ette ja ma eeldan, mida sa tavalise inimesena teeks, sa annaks teisele oma dušikeeli pudeli, on ju. Ma nägin ta kätt tõusmas ja mu pea oli lihtsalt, ma tean, mida teha. Lüksin korgi pealt, valasin talle veits pihku, panin korgi peale. Siin pole tänu väärt, läksin. Ja ma panin kriminaalselt vähe talle. Ma panin nagu hambapastat pannakse mingi hernetera põhimõtteliselt, et siin on sinu seep, davai, tšau. Ja ta ei öelnud ka midagi, ta oleks võinud vähemalt, noh, kui mina olen autist, siis päästa sina meid vähemalt. Nagu ütle, et kas natuke veel saaks, ei. Ta lihtsalt vaatas seda väikest kogust dušikeeli ja oli, no see on mu enda pask nagu tõesti. Ju ma täna valin, mida ma pesen, sest terve keha ei ole optsioon. Ja ma olin alguses... Ma olin alguses hullult rahul endaga, et ma aitasin nagu teist inimest, kuni ma hakkasin koduteel, tuli see mulle pähe ja ma olin lihtsalt täiesti perses. Ta arvab, et ma olen mingi haigelt tropp vend, kes on mingi eriti juut dušikeeli koha pealt. Ja nüüd ma põen kõige rohkem seda, et kui mind trennis ei ole, kuidas nagu minust räägitakse mu selja taga, vaata. Mis mu reputatsioon seal on? Et kas mingi, too tüüp, no selga peseb päris korralikult, aga ära seepida käest küsi, see tüüp on maru juut seebi koha peal. Ma hakkasin üks päev mõtlema, et meestena me ei oska väga komplimente vastu võtta, sest meestena me ei ole harjunud komplimente saama. Kui sa käid väljas, mis on see traditsiooniline formaat on see, et kui mees läheb naise juurde, siis mees ütleb naisele komplimendi ja kui naisele meeldib see kompliment, siis võib mees öelda veel komplimente. See on see formaat, on ju. See ei ole kunagi nii, et ta ütleb vastu. Ei, see on nii, et sa oled ilus, ta ütleb aitäh. Jätka. Ütle veel neid asju, mulle meeldib see. Ja samas meestele oleks nii kerge komplimenti teha. Ma arvan, et meile sobiks kõik. Ütle mingi suvalisi asju. Et mulle meeldib see, kuidas sa nagu ei ole väga pikk, aga samas sa ei ole lühike ka. Ja me oleks nagu, vau, kus su sõrm on? Abiellu minuga. Aga samas naistel, te olete rohkem harjunud sellega, mehed teevad teile komplimente, naised teevad üksteisele komplimente, vaata kuskil internetis piltide all mingid triinud kirjutavad kadridele, vau, su kuradi, sa oled ikka haige püss, ma tahaks, et sa lämmataks mind oma jalgadega ja sa loed seda, et nagu rahune maha, te olete õed või ärme lähe üle piiri. Samas mehed, me ei pane oma sõpradele laiki isegi mitte. Sa vaatad Instagramis, ma ei hakka mingi südant punaseks tegema. Ma olen mees. Hea pilt, aga ma ei laigi seda. Ma ei hakka mingi südant panema sulle. Ja kus ma ise sain aru, et mul on komplimentidega veider suhe on see, kui ma tegin trennis üks päev mingi harjutuse ära ja siis ma tõusin püsti ja mingi tüüp teises saali otsast passis mind peale ja lihtsalt ütles üle saali, väga hea. Ja ma jooksin kokku, mul lihtsalt, mis toimub nagu... Ma sõna-sõnalt vastasin talle. Ja üritasin vältida temaga silmkontakti. Sest ma ei tea, keegi ei ole kunagi mulle midagi nii ilusat öelnud. Aga ma lootsin, et see saab läbi, on ju. Ja siis ma nagu tegin teise seeria ära, ma tõusin püsti ja nägin, see tüüp ikka passis mind peale. Ja siis ta rääkis juba hulluks, ta oli nagu, voo, mees, sa paned hullu täna, see kang hakkab pooleks minema. Mul oli nagu, mõnitad mind või? Tulin trenni, kuradi turvatsooni, sa lambist hakkad ründama mind siin. Ja see ongi nagu, me oskamegi nagu nii halvasti, me ei ole harjunud komplimente vastu võtma, siis kui keegi ütleb meile, ütle mis iganes oma sõbrale või mingi teisele mehele, et lahe särk, ta on nagu, sa tahad kakelda või? Vittu, sul viga on, ütled, et ma olen ilus ja värki. Veider, ära tee seda, mul on veider. Ja mul tuli sellega lihtsalt meelde, kui üks mu gei sõber ütles mulle, et vahepeal, kui ta käib nagu linnas väljas ja ta ei leia teist gei meest, kelle koju minna, siis ta ütles mulle, et vahepeal ma lähen lihtsalt mingi hetero mehega. Ja mul oli nagu, mis asja?
Sest nagu vaat heteromeestena me oleme väga kahtlevad nagu selles kõiges. Me oleme nagu, ei, see ei ole võimalik. Sa valetad. Aga samas ma hakkasin mõtlema, mis see on klassikaliselt mingi heteromehe õhtuklubis on ja sa lähed mingi 1000 naise juurde, üritad juurde ujuda mingi hei, nad ütlevad sulle hei. Vahepeal lisatakse midagi vahele, et sa oled rõve on ja siis sa oled nagu, ma ütlesin tere nagu selles suhtes. Ja õhtu lõpuks klubis pannakse tuleb põlema, kõik on tühi, sa oled täiesti perses juba läbi või. Ja siis on seal baari nurgas mingi vuntsiga vend, kes ütleb lihtsalt väga hea. Ja siis ju ma lähen temaga siis koju. Nii et loo moraal on see, naised, et öelge meestele ilusaid asju, muidu teised mehed võtavad nad ära. Aga aitäh teile.